Kõik juhid otsivad enda meeskonda vastutustundlikke töötajaid. Inimesi, kes teavad enda piire, kes teavad meeskonnas kehtestatud piire ja tõesti tunnevad vastutust ühiste eesmärkide saavutamise eest. Ja võib öelda, et iga juht annab oma töötajatele vastutuse. Ta teeb seda juba töölepingu sõlmimise hetkel, aga ka igapäevase töö käigus. Iseküsimus on, kas töötaja selle vastutusega vastu võtab ja võib-olla täiesti eraldi küsimus on, kas juht ka töötajaid vastutavana hoiab. Kui selle teemat natuke lähemalt vaadata, siis on huvitav erinevus eesti keele ja inglise keele vahel, sellepärast et inglise keeles on vastutuse andmine ja võtmine erineva sõnaga kui vastutavana hoidmine. Nimelt inglise keeles sõna responsibility tähendab seda, et kui ma kellelegi annan vastutus, siis see tähendab, et I give you responsibility ja kui ma võtan vastutus, siis on I take responsibility. Ja nüüd, jah, juht annab töötajale vastutuse, ta ütleb näiteks, et see asi on vaja ära teha sellisel viisil, see on eesmärk selleks ajaks. Ja tõenäoliselt töötaja, kas oma noogutusega, oma jah-sõnaga, oma vaikimisega, juhi jaoks justkui võtab selle vastutuse. Aga nüüd, kui juht avastab näiteks kokkulepitud kuupäeval, et see töö ei ole tehtud nii, nagu see oleks pidanud olema tehtud, või ei ole see üldse selleks päevaks üldsegi tehtud, samal ajal töötaja ei tulnud ka küsima midagi ja see tekitab arvatavasti juhis sellist nagu hämmeldust. Ja mis oli puuduv osa selles olukorras, oli vastutavana hoidmine, mille kohta siis inglise keeles on sõna accountability. Ehk siis hoidmaks kedagi vastutavana tähendab öelda I hold you accountable. Ehk siis ma hoian sind vastutavana. Ja nüüd ükskõik kust nurga alt me elus vaatame, see vastutavana hoidmine on ülioluline. Me hoiame ise ennast vastutavana mingite kokkulepete eest, mida me endaga sõlmime tõenäoliselt. Mõni rohkem, mõni vähem. Me hoiame oma lapsi vastutavana, et nad käituksid viisil, mis on nendele ohutu, turvaline, et nad õpiksid viisil, mis tagaks nendele head hinded. Ja samamoodi, kuna me tunneme vastutust laste eest, me võiksime tunda vastutust ja arvatavasti iga juht tunnebki vastutust oma töötajate eest, mis tõttu peaks ta ka oma töötajaid hoidma vastutavana. Aga paljud juhid seda ei tee, sellepärast, et üks osa vastutavana hoidmisest on selline ebamugav mõiste nagu konfrontatsioon. Ja konfrontatsioon ei ole paljude juhtide jaoks selline meeldiv. Mitte isegi juhtide jaoks, paljude inimeste jaoks, enamiku inimeste jaoks. Mulle väga ei meeldi näiteks konfrontatsioon. See on normaalne, et inimestele ei meeldi teineteisega konfronteeruda, sellepärast, et see tekitab inimestes ebamugavaid tundeid, see ohustab suhteid, mis tõttu, kui vähegi võimalik on, siis me loomulikult läheme sellist turvalist teed pidi ja nüüd ka juht, kuigi nähes, et võib-olla kõik töötajad ei võta seda vastutust, mis neile on antud, nad ei kasuta vastutavana hoidmist. Nüüd sellega kaasnevad konkreetsed ohud, sest kui me mõtleme niipidi, et töötaja võetakse meeskonda ainult ühel ja kindlal põhjusel. Selleks põhjuseks on aidata juhti ja meeskonda selle ühiste eesmärkide saavutamisel. Aga see on ainult juhipoolne vaade. Juhi jaoks on selge, et ma värban selle inimese selleks, et aitaks mind ja minu meeskonda. Töötaja võib olla natukene teistsugune vaade. Tema jaoks tähendab töö, fikseeritud tööülesannete täitmist. Tal on ametijuhend, tal on vastutusalad, vastutuspiirid ja tema ütleb, et jaa, et mulle makstakse selle eest. Ja siin tuleb siis sisse selline mõiste nagu primaarne töö ja sekundaarne töö. Juhi poolt vaadatuna on töötaja primaarne töö toetada ja aidata meeskonda ning juhti. Ja sekundaarne töö on see, et kuidas sa nüüd oma töö ära teed, sest et see oma töö on justkui instrument. See ei tähenda seda, et see ei oleks tähtis. See on väga-väga tähtis, aga selle oma töö kaudu sa panustad millessegi suuremasse. Aga töötajate poolt vaadatuna on tihtilugu olukord vastupidi. Nemad näevad primaarse tööna lihtsalt oma tööülesannete täitmist ja sekundaarsena seda, et kuidas see nüüd sellesse suurde pilti sobitub. Ja nüüd kui juht ei väljenda ennast piisavalt selgelt ja ei hoia töötajaid selle primaarse töö eest vastutavana,
siis ühel hetkel ta võibki avastada, kuidas moodi igaüks piltlikult öeldes käib oma tööülesandeid täitmas. Kas see nüüd toob selle lõpptulemuse, mida meeskond ja juht vajab, see on ise küsimus. Ja nüüd näheski neid isikuid, kes võib-olla ei pea kokkulepetes kinni, kes ei tee ära neid asju, mida nendelt oodatakse ja nüüd vältides konfrontatsiooni, siis juht väldibki tegelikult selle vastutuse tegelikku ülekandumist töötajatele ja nende vastutavana hoidmisena. Nüüd, kui vaadata veel sügavamale sisse, siis kui me räägime sellisest nagu isiklikust vastutusest. Inimene tunneb isiklikku vastutust siis oma tööülesannete täitmise eest ja miks ta seda teeb? Sellepärast, et ta saab ju sissetuleku selle kaudu. Teda huvitab, et tal oleks palk välja teenitud. Ja see on see, mis tegelikult hoiab teda justkui nagu objektiivses mõttes vastutavana. Ja teine aspekt on hirm. Ta teab, et kui ma ei tee neid asju ära, millele ma olen alla kirjutanud, siis ohustab see minu töökohta võib-olla. Ja kui töökoht on ohus, siis on kogu minu elu ohus. Mis tõttu võibki öelda, et palk tagab selle isikliku vastutuse. Mõne jaoks ei ole selleks palk ainult. Mõne jaoks on ka näiteks soov karjääri teha, soov organisatsioonis edasi liikuda. Ehk siis ta teab, et selleks, et edasi liikuda, ma pean need asjad ära tegema. Aga mõne jaoks on see lihtsalt seotud palgaga. Ja nüüd on küsimus, aga mis tagab selle meeskondliku vastutuse? Mis tagab siis selle, et töötaja peaks tulema meeskonda ja tundma ennast vastutavana selle meeskonna ühiste eesmärkide eest? Kui tegelikult ta kirjutab alla ainult nendele tööülesannetele ja sellist erilist karjääri huvi tal enam ei ole. Mis peaks tal üldse tekitama selle tunde? Variante ei ole väga palju. Variant ongi kohusetunne. Ehk siis juht ise usub ja loodab, et tegemist on väga kohusetundlike inimestega ja nad saavad aru, et nad võeti siia meeskonna aitama. Ja see on see lugu, mida me siis nagu meeskonna koolitustel räägime, et vaadake ikka suurt pilti ja nii edasi. Ja kõik saavad sellest intellektuaalsel tasandil aru ja teoorias. Aga praktikas inimesed tegelikult ei tunne seda kohusetunnet. Nüüd, kui on näha, et kohusetunne inimesi ei hoia vastutavana, siis tekib nagu selline tunne nagu hirm siis juhi ees. Jah, kui on selline juht, kes on selgelt väljendanud, et teie primaarseks tööks on muu hulgas nagu meeskonda aidata ja koostööd teha, siis nii mõnegi võib see tegelikult liikuma panna. Aga kõige naiivsem ja lihtsam meelsem, mida kahjuks ka väga tihti kohtab, on selline juhi lootus. Et ta ei kontrolli. Ta ise töötajaid vastutavana ei hoia, ta nendele sellist kriitilisemat tagasisidet ei anna, ta ei sekku olukordades, kus tegelikult oleks vaja sekkuda ja öelda, et nii ei lähe, vaid ta loodab, et tegemist on täiskasvanud inimestega, mis tõttu kõik peaksid nagu iseenesest aru saama. Aga see ongi see häda, et ei saa aru. Ja halvemal juhul, kui nüüd töötajad näevad, et tegemist on pigem sellise nõrgema tüüpi juhiga, kes tegelikult väldibki konfrontatsioone ja väldibki asjade nagu otse ütlemist, siis nad hakkavad seda ära kasutama. Ja nad hakkavadki neid piire suruma. Kuni selleni välja, et nad võivad hakata ka oma sellest tööjuhendist mingeid asju välja suruma. Ja hakkavadki lõpuks tegema neid asju, mis on neile mugav, mis aitab nendel oma töö võimalikult lihtsasti ära teha ja kõik muu siis püütakse lükata kellegi teise õlvedele. Ja mida siis juhid ütlevad? Juhid ütlevad, et ega minu töö ei ole siis täiskasvanud inimesi siin muutma hakata. Ja pealegi, kas ma saan inimesi muuta? Ei saagi. Muidugi ei saa. Ja mitte ühegi juhi ülesanne ei ole mitte ühtegi töötajat mitte kunagi muuta. Meil ei õnnestu teisi inimesi muuta. Meil ei õnnestu oma abikaaslaseid ja elukaaslasi muuta. Meil ei õnnestu oma vanemaid muuta. Meil ei õnnestu oma sõpru muuta. Kuidas me siis võiksime arvata, et meil õnnestub ühte võõrast inimest, kes tuleb meie meeskonda tööle muuta? Ei saagi muuta ja see polegi ülesanne. Küll aga on juhi ülesanne hoida inimesi teatud käitumise eest vastutavana. Mis tähendab seda, et oletame, et tegemist on sellise hiline ja krooniline hiline, igale poole hilineb, siis sinu ülesanne ei ole teda nagu muuta mitte hilinejaks. Vaid sinu ülesanne juhina on öelda, hiline oma pulma, hiline oma vanaema sünnipäevale, hiline kursuse kokkutulekule, igale poole hiline kui tahad. Aga kui sa valid siin meeskonnas töötada, siis siin me oleme kokku leppinud, et siin me peame kellaaegadest kinni ja mina olen siin see, kes seda jälgib. Ma püüan ise kellaaegadest kinni pidada ja kuna see on oluline, et tähtajad peaksid, kellaajad peaksid, siis mina olen see, kes jälgib. Aga ma ei taha siin muuta. Väljaspool seda meeskonda põhimõtteliselt hiline, kuhu tahad. Ja see on see mõtteviis tegelikult, mis tähendab siis inimeste vastutavana hoidmist. Ja kuni selleni välja, et sa ei pea seda alati nagu verbaalselt välja ütlema, aga ikkagi, et sa ise juhina teadvustaksid seda, et lõppkokkuvõttes kõik inimesed on ju vabatahtlikult otsustanud siin meeskonnas olla.
ja kui neile tundub, et mingisugused meeskonna väärtused, mida sina püüad siin juurutada, millest üks on siis, ma ei tea, hilinemine, seal võib samamoodi olla, et keegi on selline nähvits. Kellelegi meeldib nähvata, meeldib mingisuguseid sapiseid kommentaare teha, mis tegelikult teistele teeb haiget. Aga ma olengi selline inimene, ma olen otseütleja. No halloo, see ei tähenda otseütlemist. Ütle oma abikaasale otse, kui sa tahad talle haiget teha, ütle oma lastele otse, kui sa tahad talle haiget teha, rebi kildu oma sõpradega sauna lava peal, kui tahad nagu nalja teha. Ka siin võib nalja teha, aga siin me teeme nalja niimoodi, mis teistele haiget ei tee. Ja kui sa valid siin meeskonnas töötada, siis siin me väldime selliseid sarkastilisi kommentaare. Kui sul on midagi öelda, siis me leiame selle aja ja räägime asjadest. Aga ole selline inimene nagu oled, aga kui sa valid siin meeskonnas töötada, siin lihtsalt palun jälgi seda. Ja see ongi see sõnum tegelikult, mille siis juht võiks oma töötajatele anda. Ja kus seda ära fikseerida? Ma isiklikult kasutan selleks sellist instrumenti nagu tiimiraamat. See on selline meeskondlike kokkulepete raamat, mille me siis meeskonna koolitusel koos koostame ja mis eristab seda siis kõik võimalikest tavadest ja reglementidest ja sisekorra eeskirjadest on see, et sellised tavad, reglemendid ja sisekorra eeskirjad tulevad kuskilt juhtkonna poolt, personaliosakonna poolt, aga tiimiraamat on midagi, mida meeskond ise teeb. Ja tiimiraamat on siis kokkulepete sõlmimise ja kokkulepete täitmise tagamise instrument, mis tähendab seda, et eeldusel, et kõik inimesed siin on tegelikult huvitatud sellest ühisest eesmärgist, nad saavad aru, et primaarne töö on tegelikult meeskonnal aidata edukas olla. Ja nüüd, kui on mingisugused asjad, mis meid siin nagu pärsivad sellel teekonnal, siis me peaksime koos nendele peale vaatama ja midagi kokku leppima. Ja nüüd minu kui juhi ülesanne on tagada, et ühelt poolt kõik saaksid sõna, et kõik saaksid oma arvamust avaldada, äkki mingid kokkulepped kellelegi ei sobi, aga lõpuks, kui me jõuame ikkagi kokkulepeteni, mis aitaks sellel meeskonnal edukas olla ja kõik juures olevad isikud ütlevad jah, et selline käitumine tegelikult toetab nende eesmärkide saavutamist, siis mina olen see, kes hakkab seda jälgima ja see on midagi, millele sa saad siis tugineda. Ja seetõttu on ülioluline seal tiimiraamatus kokku leppida väga selliseid praktilisi tegevusi, mitte mingeid selliseid loosungeid, et oleme sõbralikud, oleme tublid, oleme abivalmid, vaid lepime kokku konkreetseid asju. Teeme niimoodi, teeme niimoodi, teeme niimoodi. Ja korraga muidugi ei tasu liiga palju asju kokku leppida, sest et muidu sa ei jõua ise neid asju silmas pidada ja veel vähem sa suudad kõikide teiste puhul siis vajadusel nendest asjadest rääkida. Niisiis, kuidas alustada siis selle vastutavana hoidmisega, sellepärast et tõepoolest praktikas ikkagi rohkem kasutatakse igapäevaselt seda vastutuse andmist, mitte vastutavana hoidmist. Esimene punkt. Ära eelda, et tööleping töötajaid meeskondlike tulemuste eest vastutavana hoiab. Loomulikult on väga palju kaasaegseid ettevõtteid, idufirmasid, väga hea juhtimisega ettevõtteid, kus on elementaarne, kus ei ole üldse küsimustki, et kõik inimesed tõepoolest pingutavad ühiste eesmärkide nimel. Aga seal kõrval on väga-väga palju selliseid organisatsioone, kus tegelikult kõik on nagu pahupidi. Selle asemel, et juhti aidata, töötatakse juhile vastu. Selle asemel, et uuenduste ja muudatustega kaasa minna, töötatakse uuendustele, muudatustele vastu. Selle asemel, et koosolekutel kaasa rääkida, arvamust avaldada, koostööd teha, selle asemel vaikitakse ja pärast platsitakse. Ehk siis see on ka paljude organisatsioonide norm ja tihtilugu töötajad tõenäoliselt argumenteerivadki enda jaoks selle ära, aga ma ei ole kuskil alla kirjutanud, et ma pean olema koosolekul aktiivne. Ma ei ole kuskil alla kirjutanud, et ma pean nagu nende asjadega nõus olema. Ma ei ole kuskil alla kirjutanud, et ma pean olema väga hea suhtleja. Sellised nagu lapsikud põhjendused. Aga samal ajal sa saad aru, et ega kuskil jookseb tal piir. Ja see piir ongi siis see ametijuhend, tööleping. Et need asjad, mis seal kirjas on, et nende asjade suhtes ta tunneb ennast vastutavana, sellepärast et see on seotud tema siis turvatunde ja sissetulekuga. Ja nüüd, kui sa juhina eeldad, et kõik inimesed, kellega allkirjastatakse individuaalne tööleping, on automaatselt kohe pühendunud meeskondlikele eesmärkidele, see võib olla natukene liiga lühinägelik. Ära seda eelda. Teine punkt, ära eelda seda, et ülejäänud meeskond hoiab konkreetseid inimesi vastutavana. Ainult väga-väga heades meeskondades on nii kõrge turvatunne, et tõepoolest üks inimene meeskonnas hoiab teist vastutavana. Enamikes meeskondades, mis on heas seisus, teeb seda juht. Ehk siis, kui on ikkagi kellegi häiriv käitumine, siis juht on see, kes käib, räägib. Ja nüüd, kui juht hakkab seda tegema, siis see tekitab teistes tunde, et keskkond on turvaline ja julgetakse hakata ka sellele inimesele otse ütlema. Aga selle esimese sammu peab tegema juht. Ehk siis, kui täna on see kultuur, kus asjadest ei räägita, juht ise ka väldib,
siis oodata ja loota seda, et aga kõik on siin ju täiskasvanud inimesed, miks teie midagi ei ütle, siis jäädki ootama. Seda mitte kunagi ei juhtu, sest esimese sammu teeb juht. Ja miks see nii on? Asi on selles, et need inimesed, kes käituvad siis kuidagi nagu ebaviisakalt või destruktiivselt meeskonna suhtes ja juht nendele mitte midagi ei ütle, siis ülejäänud meeskond näeb, et võim selles meeskonnas on tegelikult selle isiku käes. Formaalne võim on juhi käes. Ta võib dokumente allkirjastada ja ta võib igasuguseid selliseid juriidilisi asju teha, aga sotsiaalne võim on tegelikult selle isiku käes. See on see isik, kes otsustab tegelikult, mida me teeme ja mida me ei tee. Ja ülejäänud kamp näeb seda, et tegelik juht on see, tegelik juht ei ole üldse ametlik juht. Ja nüüd hundikarjas keegi alfale vastu ei hakka. Kui see inimene on tegelik alfa, kellele isegi juht vastu ei julge hakata, kuidas siis saavad teised siin vastu hakata? Kohe tekib konflikt. Ta suudab isegi juhi paika panna, mis mina hakkan temaga siin siis vaidlema. Ma pean taga pärast siin koos töötama. Pärast veel tekitab siin mingisugused sellised vastasleerid ja kuidas ma siin siis tööl hakkan käima. Seda ei juhtu. Kõigepealt juht peab minema, rakendama talle antud võimu heas mõttes ja ütlema, et wow, nii ei lähe. Ja kui ülejäänud meeskond seda näeb, siis nad tulevad kaasa. Ja kolmas punkt, ära eelda, et selline tulemusi taga vastutuskultuur iseenesest tekib. See ei teki iseenesest. Selleks on vaja konkreetsed sammud ette võtta, olgu see siis tiimiraamat, olgu see mingisuguses muus formaadis. Aga kui sa tahad hakata ikkagi meeskonnas või mingis grupis teatud kultuuri, teatud väärtusi juurutama, siis esimene asi on hakata nendest rääkima. Kõigepealt rääkida nendest asjadest, mis täna on, mis on hästi, mis ei ole nii hästi, mida me parandada võiksime ja seejärel midagi ära fikseerida ja viimase sammuna tagada juhina, et sa hoiad selle grupi liikmed selliste uute kokkulepete eest siis vastutavana. Suur aitäh sulle vaatamast! Kui sul tekkis mõni mõte, mõni kommentaar, siis kindlasti jaga oma kommentaare siin all. Saan ka teada, mis sina sellest arvad, missugune on sinu kogemus seoses vastutavana hoidmisega. Kui sul on mõni teema, mille kohta sa tahaksid veits rohkem teada saada, siis saada julgelt sellisel lehel nagu motivaator.ee /küsimused. Oma küsimus anonüümselt teele ja hea meelega käsitlen neid teemasid siin videoblogis. Ning kui sa tunned, et sa tahaksid tiimiraamatut koostada, kui sa tahaksid meeskonnatunnet tugevdada, siis küsi julgelt koolituspakkumist ja võib-olla õnnestub neid teha koostööd. Aitäh sulle ja tšau!